päiksepaisteline kolmapäeva hommik ja hetkel siin sõidan Bolti autoga lennujaama kella 7 lennuga Amsterdami ja sealt juba rendiauto ja niimoodi Hollandi reis ikka pihta hakkab ja järjest loogin iga päev kõike seda actionit, mis sealt maal sündima hakkab meie Team Estoniaga. Lennujaama ees ja ootan mingit rendiauto transporti siis, odavate rendiautode need võlud. Et vaatame, kas tuleb õigemees kohale ja kas viiakse nüüd õigesse kohta. Et praegu tundub väga kahtlane, et jõuab kohale, helistad kuskile ja siis loodad, et keegi tuleb järgi. No nii, pidin saama Hyundai'ga sain Škoda, kokkuvõttes võeti ära. Ühesõnaga toodi elusalt kohale. Esimene challenge on kuidas siit välja saada, sest taga on kohe suur buss, ees on teine auto ja eks ma siit pürgin vaikselt nüüd enda ööbimiskoha hotelli poole ja siis juba vaatame edasi. Jõudsingi hotelli juurde kohale oma valge rallikaga. Hotell siis selline ja proovin check-in'i ära teha ja siis juba peab siin natuke asju organiseerima järgmisteks päevadeks ja eks siis homsest treeningust tuleb ilmselt rohkem klippe ja rohkem juttu. Hotelli veel sisse ei lastud. Kell on 12. Jõudsin liiga vara. Kell 3 lastakse hotelli. Aga lähen seiklen siin Apeldoorni linnas. Vaatan, mis see linn endast kujutab ja saab jälle midagi uut ja põnevat huvitavat kindlasti näha. Kõht on ka tühi. Sööma minema kuskile. Ja siis saab juba asju planeerida edasi. Kuidas pill? Hotelli. Vaatame olud üle. Vapsi, liikumisanduriga tuled. Hotell asub siis kunagise mingite kuningate lossi kõrval. Ja vist see on siuke kuusi kõik. Hullvärk on see, et isegi rõdu on. Super lõks. Rääkisin ka Eindhoveni rajaga, et loodetavasti saame homme sõita, seal oli vast vihma tulnud ja lätlased ka ilmselt tulevad, siis sõidavad meiega kui võimalik, sest nende broneeritud rada upus ka ära. Selles suhtes on päris. Käes on neljapäeva hommik, suundun Eindhoveni, Veldhoveni, ma ei tea mis iganes, seda rada kutsutakse lõpuks. Suundun sinna rajale, hakkab koondise treening ja saab kõik asjad kätte jagada ja pilte teha ja ikka pressikas meile ja samas ka treeningpäev meile. Ilus hommik siin Eindhoveni krossirajal. Jõudsin just kohale, linnud laulavad, rada on lükatud, kastetud
ja tuleb vinge päev, et raja omanikuga väike koosolek ja siis juba tulevad Eesti sõitjad kohale. Raja omanikuga siis teeme ATV-dega kiire ringi peale, vaatab raja käeku üle ja siis saavad poisid juba teha oma sõitu siin. Raja taga siuke korralik pisike järveke, saab ujuda. Kell on 11.30 saanud. See vahepealne silerada, mis hommikul tundus väga ilus, on nüüdseks sõidetud kenasti treppi. Läti ja Eesti koondise kutid siin möllaudel natuke, aga hakkab see treeningpäev hakka läbi saama. Kes olen just siit Eindhoveni raja äärest ära sõitmas, liikumas sinna võistlusrajale Herdele ja saime treeningpäeva tehtud. Läks päris hästi. Ma arvan, kindlasti saaks seda asja paremini organiseerida, aga midagi järgmiseks aastaks selle arenguruumi ja lähme vaatame, kuidas uuel rajal, kus me saame parkimise ja mis elu ja melu seal juba käib. Jõudsime raja äärde, pärast sekeldusi korraldajatega ikka saime lõpuks Team Estoniale päris hea koha siia puude alla ja nüüd üritamegi, hakkame kõiki need autos ära mahutama, mis meil siit tuleb, et tuleb päris kõva korraldamine jälle ja eks on, kui nii suurt üritus korraldada, siis paratamatult tekib korraldusapse ja tekib probleeme ja tekib ootamatusi, et väga põnev. Väike sein läheb taevasse. Päris korralik sein. Annab üles saada siit. Nagu freestyle ramp. Seda valli künnaks küll. Rada tundub ikka mega. Homne vihm seda väga ära ei riku. Aga tundub mega. Hollandlased oskavad ikka ette valmistada asju. Meie kutid võiks sinna jõuda. On reedese päeva hommik. Kohe liigun rajale, käin poest läbi veel. Ja täna siis on siuke pressipäev, tehnilise kontrollipäev ja siuke miitingud ja igasugu muud asjad, et seatakse võistlus üles ja tuleb jälle kindlasti tihe ja kiire päev. Hakkaski sadama nagu lubatud, saime viimase sõiduki ka paika ja see ongi siuke veidi vabam aeg, aga eks ikka tuleb siin korraldada, organiseerida asju. Vaatan siin ringi, kuidas teistel boksid on üles seadistatud
alati on kellegi midagi õppida. Ja loodame, et väga ära jupu siia parklasse. Kasvussüsteem läks jälle rikki. Boksid on nagu kõik selline välja. Kahjuks meil Eesti alal läheb vesi kuskile ära, aga jah, siin boksides on nagu suht uksi. Saab põnev olema, mis toimub, kas toimub, kuidas toimub. Ja terve päev, kui niimoodi sajab, siis homme saab väga huvitav olema. Siin ka jõed voolavad juba. Varsti läheb jeti võistluseks üle niimoodi. Päris karm lugu. Stardikurv. Normaalne kuradi bassein. Aga tundub, et on asjale enam-vähem jaole saadud. Vähemalt üritatakse seda kuskil ära pumbata. Kas see ka õnnestub, kurat? See on juba teine küsimus. Muidugi stardikurv on kogu selle ala kõige madalam punkt. Et väga hästi välja kalkuleeritud. Kogu bokside vesi, kogu jõgi voolab otsa siia kõrdi jauku. väga hästi. Kaspar, võta enda kätte lipp äkki. Ma olen ka, et lipp nagu sinna poole läheks. Muidu sa kaod ära sinna, Travis. Nagu näha siis. Rajaolud on isegi üllatavalt perfektsed. Rajameistrid pidid tööd tegema nüüd ja homme tundub, et tuleb väga super lukspäev. Sõitjate grupid ka teada ja saab homseks hakata strateegiat paika panema. Ja nii, olen jõudnud hotelli tagasi ja ongi siis reedene päev on läbi saanud. Õnneks see vihm meie järgi mingiks ajaks ja homme tõotab tulla väga põnev päev. Et poistele soovin väga palju edu ja andku aga minna. Homme loeb kohe esimest ringist kõik tuleb anda endast maksimum. Ja siis saab juba pühapäeval finaalides näidata maailma taset.